romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtule reisi podcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Tänases saates on meiega üks perekond, kes armastab väga-väga reisida. Tere tulemast, Oliive ja Tarieli Lipartja. Tere! No, te olete korra juba siin olnud meie podcastis ja siis oli juttu, et te müüsite oma kodumaha ja läksite pikemaks ajaks erinevatesse kohtadesse ringi rändama. Kuidas siis, see oli 2,5 aastat tagasi, ma vaatasin, et kuidas nüüd läinud on, et kas jätkate samamoodi või olete natuke paiksemad ikkagi Eestis? Mõlemad jätkame ja samas oleme ka paiksemad, sellepärast, et laps läks kooli ja päris kogu aeg me koduõppel last ei hoia. Nii et ikka üritame reisida nagu pikemalt, aga samas käime oleme ka kohal. Kuidas te seda tasakaalu ikkagi leiate, et see, et laps on üks ju koolis ja samal ajal tahaksite nagu pikemalt ära olla, et see tundub väga selline keeruline olukord, et kuidas see teie igapäev toimib? No me juba nende esimeste reisidega siis, kui laps käis lasteaias, saime selle nagu rutiini paika, et meie teeme oma tööd kodus, tegime varem enne reise ka ja nüüd, kui me reisisime, siis selles mõttes meie jaoks nagu väga palju ei muutunud, ega me ei käi nagu puhkamas, me käime reisimas. Ja laps oli meiega kaasas, siis me üritasime temaga tegeleda sama palju, et nagu temaga tegeletakse ka lasteaias, aga ta oli ainult meiega siis. Aga nüüd, kui laps läks kooli, siis me otsisime kooli ka lähtuvalt sellest, kus on koduõppe võimalik. Seda nimetakse vist põimõppeks, see on selline kombineeritud variant, kus laps käib ka koolis, aga vahepeal siis on koduõppel. Ja see meie kool, Rocca al Mare kool, seda võimaldas. Ja ma võin julgustuseks öelda ka paljudele teistele vanematele, kes sellist plaani peavad, et kui tahaks kuskil ära käia, et meil olid suuremad hirmud ja paljud meie sõbrad ja tuttavad ütlesid, et kui laps läheb kooli, siis nagu teie lõbu lõpebki, et siis on teie see reisielu läbi. Aga see ei ole üldse kaugeltki nii hull, et paljud koolid on sellega nõus. On koolid, kus see ei ole võimalik, kus me võtsime ühendust, uurisime enne, aga on koole, kus seda praktiseeritakse ja isegi ma ütleks, et hea meelega. Aga tütre kõik klassikaaslased siis elavad mingit sarnast elu, et vanemad on mõnda aega välismaal, kuna see kool sellist asja võimaldab ja võib-olla sellepärast ongi sinna kooli mindud või teil tütar on selline ainulaadne, kes sellist elu saab elada? No meie klassis, meie olime vist esimesed, kes niimoodi läksid, jah? Üks poiss läks kuuks ajaks enne, et tema oli ka tegelikult ära, jah. Aga Miika oli jah, siis kõige pikemalt, et selle ühe perioodi, mis me tegime. Ja 2 kuud siis. 2 kuud, jah. Et me nagu proovisimegi esialgu, nad kohe ütlesid võib ka pikemalt, aga me esialgu tahtsime proovida, et kuidas meil läheb. Aga pigem olid meil jah, nagu Tariel ütleski, et hirmud, et me küsisime nagu ettevaatlikud, et kas üldse selline asi. Aga tegelikult meie oleme jah, me võib-olla tahame ise enda pärast reisida, aga mõnedel inimestel on töö pärast vaja reisida niiviisi lapsega, et see on täitsa võimalik ja ei ole midagi sellist pöörast. Ja see 2 kuud, mida siin nüüd sai mainitud, te läksite Keeniasse. Miks just Keeniasse? Sest me ei olnud, me kumbki või me keegi meist 3 ei olnud käinud sellel mandril just. Et me ei olnud isegi Egiptuses käinud, kuidagi sattus nii ja siis me tahtsime seda mannert avastada. Ja siis Keenia oli sai välja valitud sellepärast, et odavad lennupiletid. Piletid ja viisat ei olnud vaja ja selles mõttes oli lihtsam, jah. Ma praegu mõtlen, et kui ma loodan, et ma ei aja megalt sassi, aga minu meelest mõnda aega tagasi siin me rääkisime mõnda aega tagasi ühe külalisega Keeniast ja ta ütles, et see on selline Keeniasse minemine on selline kõige mõnusam esimene kokkupuude Aafrikaga, et see on kõige lihtsam Euroopast tulles. Olete teda nõus? Ma loodan, ma ei aja sassi, aga minu meelest oli niimoodi teema. Mis teie arvate?
No teil ei ole meil ei ole võrdlusmomenti. võrdlusmomenti, et selles mõttes on raske öelda, aga no Keenia või Aafrika üldiselt mingis mõttes üllatas ja mingis mõttes mingid ootused võib-olla nagu läksid täppi ka, et või mida arvasid sellest riigist ja kogu sellest elust Aafrikas. Mis need ootused ja üllatuskohad siis olid? No muidugi võib-olla ma kartsin näiteks, et Aafrika on ju jube palav kindlasti, et seal on ju, see on Aafrika. Ja see on Aafrika, see on palav. Ja, aga tegelikult Nairobi, mis on siis Keenia pealinn, asub platool ja seal on aastaringselt praktiliselt Eesti ilus suvi, mis on fantastiline, et selles mõttes, et päeval tõuseb sõltuvalt kuust kuni 30 kraadi seal umbes nii, aga öösel langeb 15 peale, et see on selline nagu Eesti suvi. Ja ta jahutab maha tegelikult selle kuumuse päevase võib-olla leitsaku, et ei saagi tekkida ja mina ütleks, nii palju kui meie oleme reisinud, minu jaoks, ma ei tea, kas sinu jaoks ka, Tareli, tundub, oli üldse kõige parem kliima, et selles mõttes oli hästi kerge oli olla seal, nagu väga mõnus, ei ole sellist Aasia niiskust ja sellist subtroopilist tunnet, et seal tõesti füüsiliselt oli nagu nii hea, et nagu soe ja siis samas õhtul sai jälle puhata sellest. Ja, sest me läksime paariks nädalaks Keenias olles, läksime ka Mombasasse, mis on siis Keenia suuruselt teine linn, endine pealinn, ja seal on selline kliima, nagu on Aasia riikides, Kagu-Aasias siis, et kus öösel ei lange ka alla 25 ja meeletu niiskus. Nii et seda on palju raskem taluda. Ma praegu vaatasin, et ma olin endale märkmetesse kirjutanud, Tareli, sa mainisid sellist asja, enne kui unustan küsida, et te ei käi puhkama, et ei käi puhkamas, vaid reisimas. Mida see tähendab? No selles mõttes, ma arvan, paljud inimesed, kui nad lähevad kuhugi, sest esiteks selle reisi eesmärk ongi puhata oma argielust, ja teiseks sellega kaasneb tihtipeale mingite vaatamisväärsuste läbi jooksmine selline, et eriti kui on kui sa mingit suurt linna külastad, siis sa üritad kõik need kõige tähtsamad muuseumid, kõige tähtsamad skulptuurid, ma ei tea, mis iganes asjad üles leida ja ära näha ja linnukese panna kirja. Meie puhul see ei olnud üldse nagu nii oluline, et me elame seal nagu tavalist elu, et hommikul ärkame, kui nüüd on koduõpe, siis tegelesime lapsega, teine vanem siis teeb tööd, siis peale lõunat me sõime kodus, peale lõunat me läksime poodi või linna peale jalutama, et selline tavaline Eesti elu ka, et kui sul on väike laps, siis sa lähed parki, lähed mänguväljakule ja nii edasi, et vaatamisväärsuse me tegime ka, aga see ei ole nagu sinu igapäevane elu. Et see ei ole nüüd, nagu sa ütlesid, ühe vaatamisväärsuse juures teise jooksmine. Just, et see tempo on oluliselt aeglasem ja ma usun, et mõni inimene, kes läheb Keeniasse nädalaks, ta näeb oluliselt rohkem kui meie, kui vaadata nagu vaatamisväärsuste osas, et tõesti näeb väga palju asju ära ja tehakse iga päev väga palju asju. Aga võib-olla mida meie näeme, siis rohkem on see kohalik elu, sest me ei ela hotellis, me elame küll tihtipeale Airbnb-des või enamasti Airbnb-des, aga me üritame võtta neid majutuskohti ka erinevatesse linnaosadesse, et see ei oleks ainult seal, kus siis näiteks nii-öelda käib turist või kus on ainult kesklinn, et üritame, ütleme siis, kui Tallinna mõistes elada vahepeal Mustamäel ja vahepeal Lasnamäel ja siis vahepeal Kalamajas, et niimoodi jagada seda elamist. Ma ei tea, mõtlen, et ma ei ole küll ise käinud Keenias, aga olen käinud ju korduvalt Euroopast väljas, ka palju Euroopast väljas ja kui sa lähed suvalisse kohta ühes Aafrika pealinnas ja otsustad, et ma hakkan nüüd seal elama, siis sa võid veits nagu peldikusse sattuda. Ei taha halvasti öelda, aga see kõlas ikka päris kehvasti. Kuidas kommenteerite? No üldse meil nüüd kokku midagi üle 40 majutuskoha, mis meil oleme siin 3,5 aasta jooksul ära teinud, me päris peldikusse polegi vist täitsa sattunud kusjuures, ei majutuse mõttes ega ka mitte keskkonna mõttes või selle linnaosa mõttes. Aga võib-olla Airbnb-sid tegelikult ikkagi väga hulludesse. No on küll, on igasuguseid. Aga kui vaatad hinna järgi ja pildide järgi tõesti ei saa nagu vaadata, aga vaatad ikka linnaosa järgi ka, et päris niimoodi ei ole. Ja kui sa ütled, siis selle kohta ma pean kohe ütlema, et Nairobis esimene korter oli meil just, kui
noh, niisugune tavaline, aga teine korter oli üldse kõige huvitavam koht, kus me oleme elanud ja selles mõttes huvitav heas mõttes, et me tõesti sealt ära tulla oli väga raske sealt. Mis seal oli siis nii ägedat? See asus kesklinnas tegelikult, seal olid kõik pilvelõhkujad läheduses, aga ta asus nagu maal, et ta oli 3. koht, kuhu me siis Keenias läksime, Nairobis siis teine koht peale Mombasat ja me olime kuidagi nagu väsinud juba sellest, et väheks see oligi võib-olla lärmakas, noh, Keenia on üsna lärmakas ja siis me sattusime nagu maale, et me olime küll Nairobi kesklinnas, aga me läksime sinna korterisse sisse ja meil oli rõduuks oli avatud ja seal oli lihtsalt selline nagu roheltav mäenõlvak, mis nagu tõusis see oli ka kõrghoone 14 korrust korterelamu, aga ta oli väga, ühesõnaga see oli niisugune tunne, nagu sa oleksid kuidagi ridaelamust lihtsalt maal ja seal oli väga vaikne, seal üldse liiklust ei olnud ja see maja oli väga, meile väga meeldib mõlemale arhitektuuri ka vaadata, et ta oli nagu koosnes 2 tiivast, siis idatiib ja läänetiib, meie olime idatiivas ja kuidagi maja oli ehitatud nii lahedalt, et suured aatriumid mõlemas tornis ja õhk liikus, et seal, kui on veel nagu soe päike paistab, siis ta hästi ventileeris selle maja ära ka ja igal pool rõdud ja sopilised ja taimed ja katuseterass, kus me veetsime ka väga palju aega, et sealt oli raske ära tulla, tõesti, mulle meeldis, me elasimegi seal, me lihtsalt nagu nautisime seda maja, et ta sai nii koduseks ka. Nairobi arhitektuur üldiselt on üsna igav ja ilmetu, sellepärast, et see on noor linn ja võib-olla arhitektuur ei ole ka nii väga palju panustatud. Aga see maja tõesti oli väga huvitav, jah, et meil sellist kogemust varem pole olnud. Mina olen lugenud teie blogi natukene ja kui ma nüüd ei eksi, siis esimene majutuskoht Nairobis oli praktiliselt Aguli slummi kõrval. Mis kogemus see oli? No me ei teadnud, et me alati, kui me otsime Airbnb-d, me vaatame, et seal läheduses oleks mingi supermarket, on ju, et kuidas saab võib-olla liikuma, et kas on mingi tee, kas me ei ole jälle samas liiga tee ääres, et mingit müra ei oleks, no üritame midagi nagu aru saada sellest linnast. Kusjuures väga naljakas on see, et kui sa esimest korda vaatad selle linnakaarti, sa nagu üldse ei saa aru tegelikult selle linna vaibist või mis seal toimub või kus need tuiksooned on või kuidas see linn hingab. Aga koha peal on siis avastamisrõõm mõnikord jutumärkides, aga me ei teadnud seda, et me käisime seal Nairobis on linnasafari, mis on maailma ainus linnasafari, et linna rahvuspark siis, et ta on hästi suur ja selline, kus on täitsa metsikud loomad, kõik lõvid ja elevandid ja puha. Ja kui me sealt tagasi tulime oma majutusse, siis me sõitsime sealt läbi ja siis giid ütles, aga siin on Kibera. Et see on suur slumm ja siis me hakkasime uurima ja tuleb välja, et see on maailma üks suurimaid slumme ja Aafrika kõige suurem slumm, kus elab 1,5 miljonit inimest, kui ma ei eksi, mis on, terve Eesti elab seal ühes linna osas, kus on väga halvad, ütleme, olmetingimused, kus majad on ehitatud üksteise otsa, selga, kus puudub võib-olla kanalisatsioon, kohati elekter ja nii edasi. Aga jah, ja see jäi meie majutuskohast kuskil, ütleme, 2 kilomeetrit võib-olla ja seal, kus me käisime toitu ostma supermarketis, sealt jäi mingi 500 meetrit selle slummi alguseni. Aga selles mõttes, et slumm võib-olla ongi nagu tundub hästi jube ja selline ohtlik, aga slumm on Keenias igal pool olemas. Et selles samas ilusa maja, kus me olime viimaks, seal oli samuti väike selline, kõigite majade ümber on seal kõrged kiviaiad ja seal kiviaia taga kohe olidki need samamoodi inimesed olid ehitanud endale käepärastest asjadest väiksed siis onnikesi või niimoodi ja me nägime samamoodi seal neid. Et see jah, nagu sa ütlesidki, et see on igal pool see slumm tegelikult seal, et kuidagi ohtlikum ei ole või ei tunne. Ja meil Eestis muidugi need kontrastid on oluliselt leebemad või need kontrastid ei ole, aga meie 14 korruses majas elasid võib-olla, seal ei elanud valged inimesed, kõik olid kohalikud inimesed, aga aeg-ajalt sõitis väravast sisse Porsche või mingi uhke Mercedes
ja samas kohe selle sama meie maja aia taga, siis inimesed elavad kilest ja okstest tehtud majakestes. Et see maa, tegelikult see, millest Olivia rääkis, et seal oli nagu hästi maaliline, et see oli riigimaa, meie see korteriomanik rääkis ja ta selles mõttes mitte kellegi maa. Ja siis need kodud inimesed on sinna teinud endale sellise küla moodi või vähekese, aga samas seal ongi, nad kasvatavad kohe seal ka, nagu ma ei tea, maisi ja mingeid asju kasvatavad seal, mingid juurikaid ja samas elavad ka kohe seal. Ja nad olid kohe meie akna taga, nii et see kontrast on väga suur Aafrikas. Rikaste vaeste vahel on just, väga... Kuidas olete te oma reisimistega muutnud immuunseks sellisele asjale, et või on ikkagi, mul on nii kahju ja raske mõelda sellele, et ma lähen sinna väga ilusasse korterisse, aga teine magab kilest majakesest näiteks. See oli jah raske või selles mõttes ma tegin seal süüa ja siis ma vaatasin nii seal oli, ütleme võib-olla, mujal ka oleme näinud, aga Aafrikas kindlasti kõige rohkem nägime seda vaesust ja oli küll, sa näed, et lapsed on seal ka, elavad nendes, et sa teed oma lapsele sellist sööki, aga mida nemad seal, et kuidagi see oli raske küll, jah. Aga Aafrikas oli omajagu, nagu ikka vaesemates riikides ka kerjamist, aga Aafrikas on see väiksed võib-olla teistmoodi kui mujal, mida me oleme kogenud. Et see võib-olla jällegi tegi ka immuunsemaks, et või muutis meid võib-olla mingis mõttes ka ükskõiksemaks, sellepärast, et see on üsna selline, ütleme, püsiv, permanentne, kohati veidi agressiivne ja üsna selline jõuline, et see muudab sind nagu, et sa lihtsalt ei saa, kui sa lähed poodi ja selle väikse distantsi jooksul või distantsi vältel, mis on nagu 1 kilomeeter, 5 korda küsitakse raha, siis seal lihtsalt ei ole füüsiliselt võimalik kõikidele raha anda, et aga jah, kui seda teeb näiteks 2-aastane laps, siis on nagu päris raske. Aga sa saad jällegi samas aru, et need vanemad on põhimõtteliselt treeninud oma lapsi seda tegema, et vanem istub kuskil seal rahulikult on ja laps siis käib ja kerjab, et need saaksid toidulauale. Okei, jutud läksid nüüd kurvaks. Okei. Ma küsin, hakkame siis teisel teemal rääkima, et kuidas te ette valmistasite selliseks 2-kuuseks tripiks, et just selle taustal, et laps ju on koduõppel. Mismoodi te reisiks ette valmistusite? No, me väga palju teisiti valmistunud, kui tavalisteks reisitaks, aga meil ei olegi, me lihtsalt paneme oma asjad kokku ja me läheme koha peal, siis vaatame, mis saab. Aga me tegime seda, et me ostsime õhukesi eestikeelseid raamatuid, et see taaskasutuskeskus on väga hea ja siis Miikal, et oleks lugemist, sest ta loeb hästi palju ja me tahtsime, neil on väga soodustatud ka, et ta kogu aeg loeks ja pluss, et eesti keel oleks kaasas ja siis me ostsime 39 eestikeelsed raamatud kaasa ja need said kõik ka peaaegu läbi loetud. Tema luges 30 ja meie lugesime talle ette ka vist veel 5, nii et väga täpselt siis me teame, et see ja siis muidugi õpikud ja õpetajatega rääkisime pakkimise osas nagu ei olnud, tavaliselt varem me käisime reisidel, isegi kui läksime 4 kuuks, me võtsime ainult käsipagasi ja üritasime sellega hakkama saada. Ja siiski kõige raskemad asjad võib-olla olid meie arvutid ja iPad ja mingid sellised asjad, et riided ju saab koha peal osta ja neid tegelikult ei kulu üldse nii palju ja ühed ja samad riided meil lihtsalt pesime neid tihti, aga seekord me pidime võtma siis ka selle äraantava pagasi, sellepärast et üks kohver oli täis raamatuid, et õpikud ja pluss lugemine siis. Mis on, me seda juba rääkisime, et kool väga soodustab seda koduõpet, aga kas see toimibki niimoodi, et te lähete sinna, ma ei tea, õpetaja jutule, et okei, me tahaks 8 kuuks minna, õpetaja ütleb, selge, 2 kuud on ära või mismoodi see kõik toimib? Meil Rocca al Mares on väga tore see, et meil on praktikakoordinaator seal, koduõppekoordinaator ja kellega me siis kõigepealt suhtlesimegi. Temale kirjutasidki sina, et on selline soov ja siis temaga leppisime aja kokku ja siis rääkisime alati nende vestluste juures on ka, võib-olla esimesel korral vist ei olnud, aga alati on ka Miika, et tema käest ka alati siis koordinaator küsib, et
kuidas läheb ja muidugi õpetajaga ka õpetaja andis mingeid omapoolseid soovitusi, aga muud ei olegi. Ja, et selles mõttes, et jah, Rocca al Mares on neid õpilasi teisi ka, kes käivad ja siis see koduõppe koordinaator siis on see inimene, kes on siis ütleme kooli ja õpilase ja vanemate vahel, kes aitab seda süsteemi või seda õppekorraldust nagu paika saada. Te ütlesite, et tütar on ka nendel vestlustel kohal. Kui Miika ütleks, ma tõesti ei taha minna, mu vanemad tassivad põhimõtteliselt mind reisile. Mis see koordinaator teeks? Kas ta püüaks kuidagi last ümber veenda, teid ümber veenda? Mis siis saaks tegelikult? Hea küsimus. Loodame, et seda ei juhtu. Aga kui me otsisime kooli, siis me alati lisasime selle, kui me rääkisime sellest koduõppe võimalikkusest, me alati lisasime selle lõppu, kui see lapsele sobib, kui laps saab koolis hakkama, kui ta saab koduõppel hakkama, nii edasi. Sest me ju täpselt ei teadnud, me küll teadsime Miikat, aga me ei teadnud, kuidas ta koolis hakkab hakkama saama, et kuidas see õppe nagu kujuneb ja seda enam ei teadnud, kuidas see koduõppe kujuneb. Nii et see alati oli see klausel sinna lõppu meil lisatud, et kui me saame sellega hakkama kogu pere. Nii et me oleme enda jaoks nagu selles mõttes selgeks teinud, et kui lapsele oleks meeletult raske ja suur takistus, siis lihtsalt seda ei saa teha. Õnneks Miikal kõige suurem võib-olla mure oli tal või selline, mis talle ei meeldinud, oli see, et ta ei saanud oma sõpradega olla. Ja, et klassikaaslastega. Et see on lapse jaoks ju üks tähtsamaid asju. Aga mulle meeldis ka see, et koordinaator nimi on Keter, et Keter alati ütles Miikale ka seda, et ta ütleski plussid ja miinused, et ta ütles, et ka siin, kui me arutasime, et Miikal olid ka mingid raskused seal, siis me arutasime seda, et koolis on jälle mingid teised raskused või Eestis olles ja et kui palju, mulle meeldis, et Keter alati ütles seda ka talle, mitte ainult, et ema-isa korrutavad kogu aeg, vaid kooli poolt ka öeldi, et sa õpid seal midagi sellist, mida sa siin mitte kuidagi õppida ei saa, et seda kultuuri, näha neid erinevusi ja üldse kogu see reisikogemus, ta nimetas isegi, me oleme ka seda muidugi mõelnud, et see tuleb võib-olla hiljem isegi talle kasuks, et ta sellest midagi muud õpib kui koolis vaid. Milline Miika tavapärane päev oli seal Keenias? Oligi nii, nagu ma enne rääkisin, et me ärkasime, sõime hommikusööki ja siis hakkasime kohe õppima, et Ja, aga ma ütlen vahele, aga see muutus ka, et kui Dareli ütles, et sõpradest tundis puudust, siis ta on väga hea suhtleja ja ma arvan, et see on ka üks osa sellest, et ta ongi käinud väiksest peale juba. Ta oli ju 4,5-aastane, kui me alustasime reisimist ja ta on pidanud nagu kogu aeg saama uute inimestega, uute lastega kokku ja Aafrikas oli väga tore ja et 2 kohas siis Mombasas ja siis Nairobi viimases kohas ta leidis väga head sõbrad endale. Ehk et ta ja siis Keter väga kiitis seda ka, et ta räägis inglise keeles, seal ongi riigikeel, eks inglise keel ja ta sai ilusti hakkama ja see arendas teda nii nagu keeleliselt, kui et ta sai sotsiaalselt ka neid kogemusi ja ühe sõbraga me siiamaani suhtleme, et jäi nagu meile kontaktidesse ja et see pool oli ka tal täiesti, et oligi, siis oli õppimine, ülesärkamine, aga siis ka kohe sõbrad on ju, et ta läks siis mängima mingis osa ka reisi alguses ja selle esimeses korteris ta küll, seal ta suhtles ühe kalaga, et ta ei olnud teist sõbra, aga hiljem siis õnneks sai. Aga jah, siis me õppisime, et võib-olla reisi alguses oligi see, et me kõigepealt nagu päris hakkasime siis nagu tõsiselt minema ja ütleme, et siis me unustasime üldse selle sooja ilma ära ja kõik lihtsalt õppisid. Aga pärast meil juba see ühtlustus, et siis me tegime neid pause, tegime võib-olla mõnel päeval mitme päeva töö ja siis teine päev käisime kuskil rändamas. Aga muidu me jagasime üle päeva, et üks päev on siis ema, on õpetaja, teine päev on isa õpetaja, et niimoodi tegime. Kui keeruline pingutus see teie poolt oli? Jällegi, me kartsime rohkem, kui see tegelikult oli, et oli lihtsam. Ma ei ole kindel. Kohati oli lihtsam ja kohati oli võib-olla ikkagi, ütleme, ajaliselt see ei võta väga palju, et päevas meil kulus keskmiselt 2,5 tundi.
aga see võtab võhmale ikkagi, et kui sa mõtled, et noh, laps nüüd seal loeb seda ülesannet, et ma siis teen tööd samal ajal, sest tegelikult ega sa sellel hetkel ka väga palju ei jõudnud teha, et sa ikkagi, ta kogu aeg nõuab tähelepanu ja sa ise väsid ka ära, et kui me tegime näiteks tund aega järjest ja siis tegime pausi, et siis ütlesin näiteks lapsele, et noh, Miika, sa võid nüüd mängida pool tundi, et ma nüüd issi teeb tööd. Aga sa väga palju ei jõua siis mingit korralikku tõsist meili seal kirjutada või midagi nagu süveneda, sest sa oled väsinud tegelikult sellest, mida sa just tegid, et sa õppisid temaga mingit matemaatikat või mis iganes loodusõpet või midagi. Nii et see ikkagi nagu väsitab. Ja üldse, aga samas, mis meie võime öelda suur pluss on jällegi, et kui laps käib koolis, siis me küll oleme väga oma meelest pühendunud sellele, et kuidas ta õpib ja jälgime seda kõike, aitame tal kodutöid teha ja nii edasi ja oleme seal juures, aga sa nii põhjalikult ei jälgi seda, mida nad teevad seal koolis. Et sa saad mingit tagasisidet, sa saad seal stuudiumist lugeda, sest õpetajad tänapäeval panevad kõik sinna kirja ilusasti, aga kui sa nüüd reaalselt ise hakkad õpetama, siis sa näed, mida ta õpib ja kuidas ta õpib ja kui suur see maht on ja sa hakkad sellest nagu aru saama ja mingis mõttes ka nagu austad võib-olla siis rohkem kogu seda protsessi ja õpetajate tööd, sa näed tegelikult, kui palju peab lapsele õpetama ja kui mõnikord, kui raske tal aru saada on ja nii edasi. Nii et sa muutud ise õpetajaks. Ja mina tundsin, või noh, seda me rääkisimegi Tareeliga, et sa tõesti, me astusime Miikale veel nagu sammu lähemale ja noh, tõesti sa näed oma lapse seda pingutust, et mida ta kõik teed temaga kaasa ja noh, tõesti see oli väga valgustav kogemus, et oli lahe. Aga kui lapse enda suhtumisest rääkida, siis võib-olla see intensiivsus või see, et temaga vanemad nagu tegelevad kogu aeg, see võib-olla meeldis Miikale kõige vähem. Selles mõttes, et me nagunii teeme kodutööd, kogu aeg oleme teinud viimased, ma ei tea, 20 aastat ja kodukontoris ja kui me reisisime, siis me olime jällegi ninapidi koos kogu aeg, aga nüüd on veel see õppimine ka juurde, ja see on selline suht intensiivne, et vahepeal peab ikkagi ka lapsega, noh, ma ei tea, pahandama või sa lähed ise närvi, kuidas ta aru ei saa ja nii edasi, et tema läheb närvi, on ju, et miks ta aru ei saa ja mingid sellised momendid ja siis mida ütles ka meile meie koordinaator Keter, et lapsel on ka võib-olla aru saada, et vahepeal see on emme ja issi, aga nüüd on ta õpetaja rollis ja temal on nagu raske, noh, sinul on ka raske aru saada, et ei ole lihtsalt su laps, vaid on su õpilane sellel hetkel ja sa pead teistmoodi väikse suhtuma. Nii et võib-olla kui Miika seisukohalt rääkida, siis temale kõige rohkem ei meeldinud see, et noh, nüüd 2 kuud veel pidi koos M-issiga ka veel õppima, et vähe sellest, et me koos reisime ja teeme koos kõike, nüüd peab veel ka õppima. Aga see tal tuligi ja siis oli esimest korda reiside jooksul oli ka see, me tundsime samas, et ta on suuremaks saanud ja võib-olla oligi see meie intensiivsus, õppeintensiivsus, et ta hakkas tahtma järjest rohkem oma aega, et ta ütles, et kas ma võin nüüd teha oma asju, et varem oli niiviisi, et ta ütles, et me ise, kas me saame mängida, et teeme nüüd koos midagi või niimoodi, siis nüüd ta tahtis pigem, tal oli mingi oma lugemine, oma joonistamine, kuuldemängud ta kuulab või neid järjejutte ja et ta tahtis nagu seda, pluss siis võib-olla vahepeal sai multikaid vaadata, meie seal jalutasime kahekesi, et ta tahtiski täitsa sellist privaatset aega ka, et see on muutunud, jah. Kas tal motivatsioon oli ka väiksem, kui ta oli seal koduõppel, et see on selline, noh, sa ei istu ju koolis õpetaja nina all, et sa oled kuskil Aafrikas, sul on ema ja isa siin ja tegelikult põhimõtteliselt on see nagu puhkus, kuigi te ütlete, et see ei ole puhkus, aga selles mõttes, et noh, võib selline emotsioon tekkida. Kuidas laps sellega hakkama sai? Mina ütleks, et päris hästi sai hakkama, et selles mõttes, et vahepeal pidi tuletama meelde, et see on siiski tavaline kool, ainult sa ei ole oma klassiruumis ja su õpetaja on sinu vanem, mitte sinu tavaline õpetaja. Aga üldiselt ta sai hästi aru sellest ikkagi. Ja me lahjendasime selles mõttes, et võib-olla peale kooli ongi, et noh, on trenn või mingi huviring ja siis tuled koju ja peab tegema kodutöid ja siis juba ongi õhtu käes, et see on selline rutiin. Et seal me tegime siis selliseid võib-olla seiklusi, et võib-olla mõni päev seal tegime talle mingi aardekaardi joonistasime, et ta pidi linnas orienteeruma ja siis pidi jõudma mingi kohani, kus sai mingid väga lahedad jooki juua või midagi süüa maitsvat, on ju, et tegime nagu huvitavamaks neid.
et siis nagu ütledki, et jah, nüüd on tavaline kool, teeme selle ära ilusasti ja siis õhtul me saame või peale lõunat me saame teha midagi vägagi vinget täna, et niimoodi. Ja käisime safaril või käisime metsas, ka vaatasime, no seal me ka justkui, me jätkame seda selles mõttes õpet ka siis, kui me ei õpi, et siis uurisime mingeid taimi, mingeid loomi ja ütlesime neid nimesid, aga see on selline nagu voolav, et seda ta ei pane tähele. Aga lahe oli ka see, et sinna reisi lõppu jäi siis ka juba kooli vaheaeg, kus hakkas ka, nende koolis hakkas vaheaeg ja tundus, et ka vist Nairobi lastel oli vaheaeg, nii et nad said veel selle 10 või mitu päeva, 7 päeva, nad olid hommikust õhtuni niimoodi mängisid, siis mis oli ka nagu, ma nägin, et ta tõesti siis ka puhkas seal, et siis kõik need tsüklid oli kooliõpe ja see. No mis puutub teie sellesse koduõpetajate rolli, juhtus ka sellist olukorda, võib-olla esimeses klassis sellist asja ei juhtugi, et loed seda teemat ja mõtled, mis asja, ma ei saagi aru, mida ma pean täpselt selgitama. Minul küll juhtus. Ikkagi juhtub ja mis? Ei, matemaatika muidugi, mina olen ise kunstnik, mina maalin, joonistan, see on mulle lihtne ja meil oli ka kunsti nagu väga hea teha, et me seal tegime, see oli jälle süke, läks väga sujuvalt, aga matemaatikas ma küll pidin sinu poole pöörduma, vahepeal ma ütlesin, mina ei saa aru, et ma igaks ja vahepeal Miika sai võib-olla isegi rohkem aru, aga jah, see läheb, aga samas seda enam on nagu hea hoida seda kätt pulsil, et ma tean täpselt, mida ta õpib, et siis ma ise ka jõuaks järgi, mitte ainult kodutöödega, vaid ja tõesti, respekt Tiiu on Miika klassijuhataja ja et nii, et nad kuidagi nii lihtsalt selle kõik teevad selgeks, et mõnes kohas küll mina jäin hätta, jah. Kuidas nende, eesti keel, matemaatika, kõik sellised asjad arusaadav raamatust õpetate, aga näiteks, ma ei tea, muusika, kehaline kasvatus, kunst, eks ju, ilmselt ei ole probleemi, kuna sa ise oled kunstnik, aga tõesti, kuidas te kehalise kasvatust teete? Kas te teete üldse või see jääbki kõrvale? Meie suurim hirm oli tegelikult mida? Ujumistreener. Meil on veel üks roll. Ujumisdiktaator. Jah, basseini. Ujumisdiktaator. Ei, ma lihtsalt, Miika veel ei osanud ujuda ja siis see oli valulik protsess nagu selles mõttes, et hirm oli vees ja kuidagi vaatamata meie reistele, see väiksest peale kuidagi aga kusjuures just seal Mombasas basseinis me hakkasime nii enam-vähem ujuma ja nüüd koolis ta tegi siis esimesed edusamme nüüd, kui tagasi tuli ja vist päriselt juba ise ujub isegi, et ühest basseini otsast teise. Aga kui rääkida nendest raskustest, siis meie kõige suurem hirm oli prantsuse keel. Et kui me ka siia kooli astusime, siis meile pakuti prantsuse keele klassi. Ja kuna kumbki vanem ei räägi prantsuse keelt, siis meie jaoks oli see suur nagu küsimärk ja me isegi toona küsisime, et aga mis siis saab, et kui me peame ära minema reisile, kuidas me õpetame lapsele prantsuse keelt, kui me ise ei oska. Ja öeldi, et ei ole midagi hullu, et võtke väljakutsena. Ja me võtsime siis selle välja, vastu selle väljakutse ja me kartsime, et kuidas me reisil seda teeme siis. Aga me võtsime Duolingo appi ja mulle tundub, et me nüüd terve perega oleme õppinud prantsuse keelt päris heale juba tasemele, et suudame päris mitmed laused ära öelda ja võib-olla isegi Miika suudab võib-olla isegi rohkem kui tavaline tema klassikaaslane, sest esimeses klassis siiski keeleõppe ei ole niivõrd intensiivne koolis, vaid on rohkem selline keeletunnetuse kättesaamine ja nii edasi. Aga meie tegime iga päev seda Duolingos prantsuse keelt. Aga tõesti muusika, mis sa ütlesid, see osutus, seda me ei kartnud, aga see osutus kõige keerulisemaks, sellepärast, et laulda veel võib-olla suudab tõesti kui hästi, kui halvasti iga loll, aga kui muusikas õpetatakse mingid seal astmeid või mingid keerulisemad asju, siis nendest meil polnud aimugi ja neid ei saa ka väga hästi niimoodi kirjadel selgeks teha, et stuudiumis, et nüüd tõstke hääl sinna, see oktav või mis iganes, et sellest me nagu, ja see oligi keeruline. Ja seal oligi võib-olla nagu sellised suuremad puudujäägid meie poolt, aga me rääkisime nüüd arenguvestlus oli, kui me tagasi tulime ja õpetaja ütles, et ei ole hullu, et selle kõik saab nagu järele teha ja järele õppida. Aga jällegi meie koordinaator Keter rahustas meid korduvalt sellel teemal ja ütles, et koduõppe puhul ongi see, mina võrdleks seda võib-olla ka siis, kui õpilased lähevad vahetusõpilasena kuhugile välismaale, et ega see ju õppekava ei ole üks ühele täpselt sama, mis sinu kodukoolis või Eestis.
et sa õpid mingeid teisi asju, aga sa siiski õpid ja kui sa isegi ei õpi mingeid asju täpselt sellises mahus ja täpselt õppekava järgi, siis midagi väga hullu ei ole, et küll kui sa ei ole ära aastaid, siis sa saad tõmmata järele pärast jõuda järele, aga sa õpid mingeid uusi asju või teisi asju, mida koolis ei õpetata, nii et muusika puhul ka ma arvan, et see ei ole nii suur probleem, et küll ikka järele saab. No räägime teie enda tegemistest, et oli juttu, et te ikkagi teete siin üle päeva õpetasite kordamööda last, aga ülejäänud aja siis pidite enda tegemisi tegema. Ühe päeva võrra või üle päeva, eks ju, päris palju päevi tuli vähem teie enda töö jaoks. Kuidas te ise saite hakkama? Kas te teadlikult vähendasite enda koormust või olite superefektiivsed või mis te tegite? Me ei ole kunagi superefektiivsed. Lisaks oli vaja käia vaatamas ikka päiksetõusu, päikseloojangut, siis ma ütlen, ma pean veel jooksma korraks katusele, et see on tegelikult see, et me naudime, et endal on ka raske seda, et sina suudad rohkem, aga mina pean kõiki neid linde vaatlema ja aknast, aga ma arvan, et see on ka osa sellest, et lihtsalt kogudki seda endasse, seda värve ja seda kõike, et peab ka seda tegema, aga muidugi jah, me üritame kiiremini kõike teha ja olla efektiivsemad jah, et me juba teame, et mingid sammud on ka vaja ära teha, on ju, et siis me teemegi selle päeva esimeses pooles hommikul rohkem tööd ja siis peale 4 me tavaliselt siis on päike ei ole nii tugev ja siis me lähme, siis ikka on füüsiliselt ka vaja liikuda. Nagu zombid või vampiirid, nii kui päike hakkab loojuma, nii me ronisime välja. No kuidas te nüüd hindate, on Keenia hea koht, kus kaugtööd teha, lapsega elada mõnda aega? Kuidas kommenteerite seda? Ja selles mõttes on hea, et seal ei ole väga palju vaadata. Selles mõttes, et see kliima, nagu ma ütlesin, on väga hea ja meile meeldis seal kuidagi olla, aga selles mõttes, et seal, vähemalt ma ütlengi nendes 2 kohas, see viimases kohas oli huvitavam Nairobis ja Mombasa on selline nagu ütleme, et nad ei ole arhitektuurilised, me vaatame kõige rohkem linnas arhitektuuri ja üldse me ei liikle niivõrd looduses, et safaril me käime ka ja looduspargis võib-olla läbi, aga me oleme rohkem linnas ja galeriides ja nii, seal ei ole väga palju seal, et seletada, kuidas üldse seal on näiteks selline lihtne asi, et ei ole nagu väga turismisõbralik või turistisõbralik, näiteks ei ole olemas postkaarte, mis on meie jaoks nagu elementaarne, et me saadame postkaarte ja niimoodi, seal ei ole. Sa lõpuks leidsid Mombasast, sest Nairobis me üldse ei näinud vist. No Keenia vist suur pluss ongi loodus, et selles mõttes, et need, kes on looduse sõbrad, suured loodusesõbrad, kindlasti võiksid sinna minna, et need rahvuspargid on Keenias väga suured, väga uhked. Tõesti, seal on, me käisime selles linnasafaris, sellepärast, et safarid on tegelikult ka päris kallid, ja mis nendega on, et tihtipeale minnakse ka mitmeks päevaks. Me sellist päris mitmeks päevaks ei tahtnud loodusesse minna, et see linnasafari on selles mõttes ideaalne sellisele inimesele, kes tahab näha kohalikku loodust, aga samas, et siiski see linna rahvuspark, mis Nairobis on, see ei ole nagu park, on ju selles mõttes nagu meie mõistes park, see on ikkagi tõesti suur ala, kus on metsikud loomad ja kõik nagu sebrad ja elevandid ja lõvid ja kõik nii edasi. Aga need suured rahvuspargid, mis on, näiteks me sõitsime Mombasasse ja rong sõidab läbi Keenia suurima rahvuspargi, et isegi rongiga sõites sa näed elevante, et ja selles mõttes, et tõesti, kui sa sõidad, kui sa oled näiteks Euroopas harjunud, kui sa sõidad isegi linnaväliselt, siis igal pool on mingid hooned ja igal pool on mingi infrastruktuur ja nii edasi. Kui sa sõidad Nairobist Mombasasse, siis on ainult loodus. Et mitte midagi nagu ei olegi, et seal ei ole küll väga palju kõrgeid puid, et ta võib-olla on selline nagu, kuidas ta nimetakse siis, nagu stepp või savann või kuidas selline, aga seal võib trehvata tõesti, kõlaritest öeldakse, et nüüd me sõidame siit kohast läbi, mis on kõige suurem rahvuspark ja sa tõesti vaad aknast välja, sa näed elevante, täiesti fantastiline. Ja kaamelid ja Miika nägi isegi lõvisid, meie vist ei näinud, aga tema silm haaras, et ta ütles, et lõvipere, et kuidas te ei näe seal, aga meie nägime elevanti ja see oli väga lahe. Ja siis seal ookeani piirkonnas on vist, Mombasa on küll ookeani ääres kõige suurem linn, aga
kui inimene tahab minna selles mõttes, kui ta mõtleb ookeanipuhkust või rannapuhkust, siis ta ei peaks sinna linna minema, meie olime linnas enamuse ajast. Et see linn on oma hiilgeajad on juba möödas sellel linnal ja ta on kahjuks üsna nagu selline alla käinud. Seal on näha olnud, et ta on väga ilus linn olnud, aga ta on nagu varem, Mis siis juhtus sellega? Teate? No ta oli nagu paljud sellised koloniaalriigid, et kui seal hoiti siis nii heas kui halvas mõttes seda võimu valgete inimeste käes, siis sinna ehitati muidugi lääne stiilis arhitektuuri ja see kõik tehti niimoodi korrapäraselt ja suured teed ja kõik need raudteed ja kogu see infrastruktuur, aga hiljem võib-olla kui see riik sai, kui ma ei eksi, Keenia sai vist iseseisvaks 60-ndatel, et võib-olla ei olnud see kontroll nende asjade üle nii hea ja siis asjad hakkasid lagunema ja praegu juurde pole tehtud midagi, ja ütleme, Nairobis elab, kui ma ei eksi, 5 miljonit inimest, aga kui võrdled Tallinnaga, kus elab 500 000 umbes, kui palju muuseumit meil Tallinnas on, siis Nairobis oli vist 2 muuseumit ja nendest üks oli umbes nagu meie stuudio, kus me praegu istume, selle suurune. Ja et see oli kogu muuseum. Kuulajale selles mõttes see on väga väike. See on ikkagi üsna väike muuseumi kohta. Ja, et seal ei ole tõesti selles mõttes, nagu me oleme läänes harjunud, et või mitte ainult läänes, ütleme ka näiteks, kui me käisime Mehhikos või kui me käisime Aasias, hästi palju sellist on tehtud igasugust vaatamisväärsusi või huvitavaid tänapäeva mõistes nagu meelelahutust on ju või mingid huvitavaid atraktsioone, et sellist nagu Nairobis kahjuks või Keenias üldiselt väga ei ole. Aga jah, kes tahab rannapuhkust, siis ma saan aru, et seal Mombasast väljas on tõesti Ida-Aafrika kõige ilusamad rannad, et me käisime Mombasast väljas vähekese seal ookeanis ujumas, tõesti liiv on valge ja me sellest liiva pole näinud, see on nagu tärklis või nagu jahu, ülipeenikene, ülipehme. Ja ta on isegi kuumaga on nagu jahe jala lastud, ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga väga, väga mõnus liiv oli seal küll. Ja seal on ühesõnaga kuurortpiirkonnad sellised rannapiirkond, kus on tehtud tõesti korralikult kõik, nii-öelda lääne turistile mõeldud, et on tehtud kõik majutused lukstasemel ja kõik on olemas. Aga kui niimoodi linnas reisida, nagu meile meeldib linnas reisida, siis see võib-olla Keenias ei ole kõige tugevam külg. Kuidas lapsesse suhtutakse seal? Kas tullakse musitama põhimõtteliselt? Kallistama, katsuma? Ei tule, kusjuures seal nad on nagu väikse ükskõiksed, võib-olla üldse teiste inimeste suhtes ka kuidagi ei ole sellist, ütleme, kui me Mehhikoga võrdleme, et seal on tõesti see silma vaatamine, naeratamine alati, tere, hüüjad juba üle tee kaugelt, aga seal sellist ei ole, et kõik on rohkem nagu endas ja siis, pluss siis see agressiivne võib-olla selline, et anna mulle raha ja või see laps, aga nad katsuda tahavad küll või selles mõttes, et meie last ikka katsuti, et nad meid vist ei julgenud katsuda, aga nad tahavad seda valget inimest, sest seal oli väga vähe et me võisime päevade viisi nii, et me ei näinud üldse. Ja, me elasime selle, kus see viimane korter oli, see asus tegelikult õppelinnaku läheduses. Ülikooli linnaka, seal olid ka väiksemad lapsed käisid, vist oli siis ülikooli juures oli ka noorematele lastele tehtud. Ja kui me vahepeal sattusime niimoodi kella 5 paiku, kui me läksime poodi, sattusime jalutama sealt mööda ja kui need lapsed tulid just parajasti koolist, siis nende näod enamus, lapsed on ju vahetud, on ju, et nende näoilmed olid küll nagu priceless. Suu kukkus lahti. Suu kukkus lahti mõnel ja kõige lahedam oli minu meelest, kui üks tüdruk tuli vastu, ta vaatas nagu alla, vaatas maad ja siis järsku ta tõstis silmad ja me olime temaga kohe nagu tema ees ja ta ütles lihtsalt nagu mingi huaa, midagi taolist. Ta nägi Miikat ja enda vanust lastest, nad meid nii väga ei vaadanud, aga nad vaatasid just, ja siis me paar korda tulime niimoodi, et lapsed tulid koolist ja Miika tuli neile vastu ja ta võis tunda ennast, ma ei tea, superstaarina ja siis ta ise nii ta nautis ka, sest ta on ka talle meeldib tähelepanupunktis ja kuidas need lapsed siis, millised reaktsioonid ja siis nad küll lehvitasid ja katsusid teda ja mõned kartsid võib-olla veidi, aga see oli jah. Kusjuures jah, et seda ühest küljest võib-olla ei osanud karta või ma ei teadnud täpselt, kuidas sellega on, et turistid, mitte ainult siis ütleme lääne inimene, mitte ainult valge inimene, vaid üldse turistid on jõudnud ju maailmas kõikjale ja enam ei ole vist enam-vähem kohta, kus nagu turisti ei ole,
et kõik on nii globaliseerunud maailm, aga tõesti Keenia kohta või Nairobis ma arvasin, et on hästi mingi kindlasti valgete inimeste kogukond või väga palju neid, aga neid on tõesti väga vähe seal. Nii et vähemalt nendes piirkondades, kus meie olime, inimesed, mõned, nagu Olivia ütles, vaatasid nagu ükskõikselt, aga väga paljud me nägime, et nad jälgivad meid, et me olime ikkagi nagu, ja meie tõesti ei näinud ühtegi valget inimest võib-olla päevade kaupa. Et see oli jah, niimoodi, et ja on mingid piirkonnad, me käisime ükskord mingis ostukeskuses The Village nimelises ja seal me nägime tõesti valgete inimeste kontsentratsiooni. Ju siis see oli mingi selline rikkam piirkond, võib-olla ka kohalikud, siis et mingid valged inimesed tähistasid seal oma lapse sünnipäeva ja nii edasi, et siis, aga mujal valged inimesi on väga-väga vähe. No suurepärane, aitäh teile selle toreda vestlusest ja no ma kõigepealt küsin, et õigemini enne lõpetamist küsin, et kuhu järgmiseks? Ei tea. Tuli järsku viimase hetkel küsimus. No meil on unistus, on meil, ütleme välja, on ju, siis meil saab see teoks nagu ikka. Ma ei tea, kas see klapib meie unistus. Jaapan, Jaapan on suur unistus. Okei, loodame, et järgmine kord saate Jaapanist podcastis rääkida, aga seniks ma tänan väga teid selle toreda vestluse eest. Aitäh. Ja järgmine peatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.